Tere! Hans Rämmal TTÜ Mehaanikast ja räägiksin võimalustest, kuidas akustik saab inimesi aidata. Nii. Kõik algab kõrvast. Inimesel on neid kaks, keerukas süsteem, mis lisaks oma keerukusele on veel ülimalt tundlik, isegi võrreldes kaasaegsete teadusmikrofonidega. Ja tundlikkus põhjustabki meie jaoks probleemi, ehk siis me kuuleme lisaks meeldivatele helilainetele ka ebameeldivaid, mida me siis müraks kutsume ja mis päeva lõpuks ilmselt kõige rohkem ka meelde jääb. Nii, transpordi ja masinate müra. Vastuoluline teema. Paljude jaoks nauding, nagu härrad pildil, omavahel öeldes aeg-ajalt ka mina ise, teistele ja enamus meie planeedi inimestele väsitav keskkonnareostus. Ja Eesti keskselt põhiteemad. Liiklusmüra ja sealt inimese kõrvani kandumine, ehk siis müraallikast, kui palju jõuab inimese kõrvani kohale läbi uste, akende, ehitiste ja näiteks müra suunavate tõkendite, ekraanide ja muu sellise. Ehk siis võimalus hinnata, prognoosida müra levikut ja müra genereerimist. Nii. Akustika abiga võib muuta müra heliks ja oma kogemustel võib väita, et lihtsam on isegi vastupidine protseduur, ehk siis heli muuta müraks. Aga pädev akustik peaks siis hakkama saama sellega, et ta manipuleerib helipilti ja muudab siis ebameeldiva meeldivaks. Ja näitena võib tuua siis selle, et üks USA suur mootorratta tootja, tema andmetel 80% uue mootorratta ostnutest vahetab väljalaskesüsteemi välja ennem, kui see ratas poest välja sõidab. See tähendab seda, ühel põhjusel neile ei meeldi see hääl, mida see mootorratas teeb standardse ja reeglite poolt maha surutud summutisüsteemiga. Nii. Ja loomulikult peab siinkohal mainima, et ammu on iganenud selline mõttemaailm, kus akustilises mõttes edukas toode on vaikne toode, kus tema poolt genereeritav hääl on võimalikult maha surutud. See on vananenud mõttelaad, tänapäeval üritatakse masina, just dünaamilise masina puhul, kus midagi liigub, saavutada seda, et see helipilt, mida ta loob, iseloomustabki seda masinat, see on osa disainist. Ja meie A-rühm, TTÜ Akustikagrupp, meie meeskond suudab siis abi pakkuda akustiliste probleemide lahendamisel. Mõõdame, pakume konsultatsioone ja arendame tooteid. Tänan tähelepanu eest.